üks viga, mida ma võib-olla mingitel hetkedel tegin, et ma liiga vähe jälgisin ikkagi seda rahavoogu. Et see on tegelikult startupi jaoks A ja O. Et kas või see harjumus, et kui meil Skandinaavias on see, et arvete maksimise tähtaeg ja kogu see asi on veel suht okei, siis nende turgude puhul, kui me oleme näinud, on see nagu pöördvõrdeline. Et minu selline viga oli see, et ma mingisuguseid finantsnäitajaid ei piisavalt ei jälginud. Ehk siis nagu näiteks rahavoog ja arvete laekumist ükskõik vastasime, et oh my god, siin on täiesti tramburaa, me peame tegema kogu süsteemi ümber. Et startupi puhul rahavoo jälgimine peab olema tegevjuhil A ja O. Et ei saabuks see hetk, et meil on raha otsas, mis nüüd homme saab, kas me maksame palga välja või ei maksa. Et seda olen ma siin aastaga kõvasti tugevdanud ja oma distsipliinsus muutnud. Ja võib-olla ka see case, et kui sa teed startupi, siis ja sa teed kus sõpradega, siis seal on nagu väljakutsed, et mingi hetk sa hakkad aru saama, et see on küll väga tore inimene, aga sellele positsioonile ta ei ole enam et äkki peaks võtma kellegi kõrvalt. Kui me täna vaatame ka seda firmat, siis tegelikult need allüksuste juhid ei ole enam asutajad. Et ma võib-olla olen olnud mingid hetk liiga pehme juht ja ei ole suutnud eraldada tööalast suhet ja seda, mida ma nendega peale tööd nagu teen. Et lihtsalt, et kui sa oled firma juht, sa pead selle ära unustama ja vaatama, mis on firma eesmärk. Vastasel korral sa lihtsalt ei ole õigel kohal. Et see on olnud minu selline väljakutse ja asja, mida ma teen valesti, et lihtsalt tööalal liiga seganud ka muid tundeid asju.